Tere! Mina olen Olga Ilasvaar ja ma töötan Haridus- ja Noorteametis. Minu igapäevatöö on seotud eksamitega ja seetõttu räägin ka teile täna, millega tuleb arvestada, kui eksamiteks ette valmistuda. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik sooritada 3 eksamit. Eesti keeles, matemaatikas ja 1 eksam õpilase enda valikul. Aga kuidas siis eksamiks valmistuda? Eksami eduka sooritamise aluseks on enesekindlus, mille annavad sulle sinu teadmised, hea ettevalmistus ning eksami korralduse reeglite tundmine. Teadmisi oled sa kogunud juba 9 aastat, kuid ekslik on arvata, et eksamiks õpid alles 9. klassis. Vundamenti oma teadmistele oled ladunud kogu õpingute aja, ehk siis suur töö on juba tehtud. Kuid siiski, enne eksamiperioodi tuleks õpitut korrata ja saada ülevaade sellest, milliseid teadmisi on vaja veel kinnistada. Esiteks, alusta kohe. Maht, mida üle vaadata, on üsna suur ja seetõttu tee sellega algust juba kohe. Selleks mine Haridus- ja Noorteameti kodulehele harno.ee. Leia sealt põhikooli lõpu eksamid ja eksamimaterjalid. Seal on iga aine kohta olemas eksamite eristuskirjad. Ja eksamite eristuskirjad on sulle vajalikud sellepärast, et seal on kirjas, milliseid õpitulemusi on vaja eksamil teada ja milliseid õpitulemusi sa ei pea teadma. Kindlasti suhtle oma aineõpetajatega. Sinu aineõpetajad teavad kõige paremini, millele just sina peaksid tähelepanu pöörama. Ja kasuta ära ka õpetajate konsultatsiooni aegu. Seal saad kindlasti veel ekstra eksamiks ette valmistuda. Oluline roll on ka planeerimisel. Kindlasti planeeri oma nädala kavva just aeg eksamiteks kordamiseks. Et näiteks laupäeval kella 12–4 iga nädal kordan eksamiteks. Või siis näiteks, kui sa pead peale koolipäeva ootama oma trenni, kasuta seda aega ära. Kui sa kord selle aja oled võtnud, siis ole kindlasti mõttega eksamite kordamise juures. Ära lase ennast teistel kõrvalistel tegevustel segada. Pane oma telefon, kõik nutiseadmed hääletu peale, sest see aeg, mis sa võtad, võta sellest maksimum ja keskendu 100%. Mõtle oma õpiviiside peale. Mõtle sellele, et mis igapäeva õppetöös aitab sul asju kõige paremini meelde jätta. Olgu selleks kas siis asjade läbikirjutamine või siis näiteks highlightimine või näiteks loe endale see õpitu kõik linti ja kui lähed näiteks jalutama või lähed kooli, on sul pikem tee, pane klappidesse ja kuula seda, mida sa peaksid siis veel uuesti kordama. Ära unusta puhkamist. Planeeri aega ka selleks. Järjest kogu aeg õppimine tegelikult ei ole efektiivne. Kindlasti peavad olema sul ka puhkepausid ja arvesta sellega. Tutvu eksami korralduse reeglitega. Eksami eristuskirjadest, mis on üleval Haridus- ja Noorteameti kodulehel, on lisaks kontrollitavatele õpitulemustele kirjas ka info selle kohta, milline eksam on. Näiteks võõrkeelte puhul on lisaks kirjalikule osale ka suuline osa. Lisaks on seal kirjas iga eksami kestvus. Erinevad eksamid on erineva pikkusega. Aga arvestama pead sellega, et kõik kirjalikud eksamid hakkavad hommikul kell 10. Lisaks on eristuskirjades kirjas ka need materjalid, mida sa eksami jooksul võid kasutada. Et näiteks on selleks atlas või on selleks näiteks keemias perioodilisuse tabel ja lahustuvustabel või näiteks ühiskonnaõpetuses põhiseadus, et need kõik tingimused ja õpitulemused on kirjas eristuskirjades. Lisaks soovitan lahendada varasemate aastate eksamitöid ja seda just enne seda, kui sa jaanuarikuus teed otsuse selle kohta, et millise valikseksami sa võiksid võtta endale 3. eksamiks. Samamoodi Haridus- ja Noorteameti kodulehel põhikooli eksamite materjalide juures on olemas ka varasemate aastate eksamitööd ja hindamisjuhendid.
kui sa hakkad eksamitööd läbi lahendama, vaata, kui kaua sul selle eksami sooritamiseks aega on. Proovi seda täpselt samadel tingimustel läbi lahendada. Ja tee seda võimalikult ausalt, nii et sa vahepeal ei vaata, et oi, mis see valem nüüd oli või midagi sellist, et vaata ausalt, kui hästi sa oskad. Ja pärast kontrolli hindamisjuhendiga kõrvutades, kui hästi sul läks. Osale eksamieelsetel konsultatsioonidel. Lõpueksami toimumise päeval ja vähemalt 2 päeval enne seda õppetunde ei toimu. Ja sellel päevadel on sul eksamieelsed konsultatsioonid. Kuid pea meeles seda, et nende päevadega sa kogu eksamimaterjali selgeks ei õpi. Et see on pigem nagu lünkade ja kitsaskohtade kinnistamiseks ja viimase lihvi andmiseks. Kui eksamipäev on käes, siis kindlasti ära seda viga tee, et sa veel viimasel õhtul kordad või veel tuubid seal poole ööni. Et kindlasti on oluline see, eks sa eksamipäeval oleks puhanud, sest selge pea annab sulle palju rohkem, kui selle viimase hetke tuupimine sulle efekti annab. Teiseks, kui sa tunned, et sa oled tõsiselt haige, siis ära mine eksamile. Et sellisel juhul on sul võimalik eksam ka hiljem sooritada, aga haige pea samamoodi pidurdab su mõttetegevust ja tegelikult see tulemus ei pruugi üldsegi olla nii hea. Lisaks, kui on eksamipäev, siis parem on panna kõik asjad juba varem valmis. Vaata, et sul oleks matemaatikas kindlasti kõik joonestusvahendid, pastakaid mitu tükki varutud, kuid pea meeles, et sa ei tohi kasutada kustutatavat tindipliiatsit ega korrektorit. Lisaks ära unusta joogipudelit, et janu korral saaksid lonksu võtta. Üks asi veel, mida meeles pea, on see, et kui sa kirjutad eksamitööd, siis kirjuta see kindlasti pastapliiatsiga, sest harilikuga kirjutatud eksamikomisjon ei arvesta. Lisaks kirjandi puhul arvesta ka seda, et sa varu aega selle jaoks, et sa jõuaksid ka mustandit ümber kirjutada, sest arvesse läheb ainult see, mis on puhtandis kirjutatud. Lisaks arvesta sellega, et eksami ülesannete lahendamise järjekorra valid sa ise ja pigem alusta sellest, et kõigepealt võta see töö ette, lehid see läbi, vaata, missugused ülesanded on ja alusta lahendamist sellest, mis sulle tundub kõige lihtsam. Siis saad oma esmase närvi maha ja järgmised ülesanded võtad siis järjest raskuse astmes, et sa ei jääks sellesse raskesse ülesandesse väga kauaks toppama. Lisaks pea meeles seda, et loe tööjuhiseid täpselt. Kui on tööjuhises, et tee kasti linnuke, siis tee sinna linnuke, mitte rist. Ja kui tööjuhises on kirjas, et kirjuta sinna lünka 2 sõna, siis kirjutagi 2 sõna. Kui on ülesandes kirjas, et põhjenda, siis põhjendagi. 2 sõna ei ole põhjendus, vaid põhjendagi ära, miks sa niimoodi arvad. Ja lõpuks, kui sa oled oma eksamitöö valmis kirjutanud, siis kindlasti jäta aega ka selleks, et sa saaksid kõik oma terviktöö läbi lugeda ja loe mõttega. Vaata, kas su vastused tunduvad loogilised. Et kas sa ikkagi Tartust Tallinnasse näiteks sõidad poole tunniga ära. Et mõtle sellistele asjadele, et kas su vastused on loogilised. Ja mis siis edasi, kui eksamid on tehtud? Siis jätkub tavapärane õppetöö ja paralleelselt ka sisseastumiskatsed. Ja kindlasti on sul üks suur südamesoov, mida sa tahaksid täita ja kuhu edasi õppima minna. Aga mõtle ka plaan B ja plaan C. Ja isegi kui see plaan A ei realiseeru, siis Eesti hariduses on see üks super hea asi, et sa oma unistusi saad täita ka 40-aastaselt. Edu eksamitel! Aitäh!